No ühesõnaga, siin on tegemist siis niisuguse veskiga. See on, ühelt poolt on ta tuulevesk ja teiselt poolt ei ole ka. Siin kasutatakse Browni efekti tuule tekitamiseks. Ja siin on siis tegemist suurepinnalise elektroodiga ja väiksepinnalise elektroodiga. Väiksepinnaliseks elektroodiks on siin peenikene traadikene. Ja suureks pinnaks on siis lihtsalt folgaast selline kaetud veneer. Ja see efekt seisneb selles, et kui selline konstruktsioon pingestada, üks elektrood peenikese, väikese pinnaga elektroodi külge ja teine juhe suure pinnaga elektrooni külge, siis tekib tuul. Õhu liikumine selle suurema pinna poole, väikse pinna poolt suurema poole ja kuni siin tekib tuul, siis tekib reaktiivjõud ja see asi hakkab pöörlema. Ja siin on, tuntud on sellised lennumasinad selle põhimõttega, mis tõusevad õhku ja õljuvad nagu ufod õhus. Aga siin on siis kasutatud nüüd pöörleva liikumise saamiseks. Selleks, kui me nüüd selle asja pingestame, nüüd tuul töötab nagu veski. Mitte ei ole välimise tuulega, vaid tuul tuleb elektrivälja mõjul. Kuidas see päris täpselt nüüd töötab, seda ei ole kuskil täpselt seletatud, aga ilmselt õhk ioniseerub siin ja laetud osakesed hakkavad siis siit eemale lendama. Kusjuures siin on tähtis ainult elektroodide suurus, aga ei ole tähtis polarisatsioon. Kui siin poolused ära vahetada, siis ta pöörleb ikka samas suunas. Aga millest see pöörlemiskiirus nüüd sõltub, kas nendest pindade suurusest või? Pöörlemiskiirus on vajaks nagu uurimist, millest see sõltub. See on huvitav praegult ennast ka, kas see sõltub. No üks on, millest sõltub, on kindlasti pinge. Siin on praegult ainult 16 kilovolti on pinge ja see on ikka suhteliselt väike. Siin on katseid tehtud 30 kilovoldiga, siis ta käib märksa kiiremalt ja 30 kilovoldiga tõusevad lenduga päris rasked sellised konstruktsioonid. Aga no ma siin demonstratsiooniks vahetan praegu, siin on mingi pinge veel see staatika. Vahetan poolused ära. Ja ennem ta käis seda pidi. Vaatame, kas käib ikka sama. Näete, oi, siin jäi. Vaata, pinge on peal sul praegu. Jah, siin jäi see traat ette. Vaja settida, et ta mahub käima, aga mõte on selles, et näete, polaarsus on vahetatud, ta käib ikka sama pidi. No nagu targad ütlevad, võib siia ka vahelduv pinge peale anda, mis on täiesti usutav. Kui ta polaarsusest ei sõltu, siis käib küll, jah. Aga räägi sellest, et kuidas sa selle skeemi välja mõtlesid või kuidas sa räägi sellest skeemist ka võib-olla natukene? No skeemiga on nüüd niisugune asi, et ega siin midagi mõtelda ei ole. Ma tea, see skeem on näha küll. Kui midagi paistab, siis siin on taimerist generaator, mis annab täisnurkseid impulsse siit välja. Siin on siis väikene reguleerimine, et saaks siin veidike nende suurust muuta, kui osutub vajalikuks, aga see ei osutunud vajalikuks. Ja siin on emitter järgi. Ja see läheb siis selle kaamop või ühesõnaga väljatransistori peale, võimsa väljatransistori peale, mille siis nüüd kollektori või ütleme kollektor, võtame teda kui transistori, on siis transformaator. Ja see transformaator on siin praegu, see on televiisori trafo ja siis primaarmähise peale tulevad siis need selle transistori vool ja kõrge pinge, et kõrged pinget rohkem saada, on siin kasutatud siis pinge 4-kordistajat. Nii et antud juhul saame siin 16 kilovolti paremal juhul kahjuks. Vaja oleks 30. Kui on kõrgem pinge, siis tuleb see traat kaugemale nihutada sellest teisest elektroodist. Kui siin praegult 30 kilovolti peale panna, siis tekib üle löök tõenäoliselt. Aga selle nihutad kaugemale, siis ta igatahes käib palju kiiremalt ringi. Kusjuures huvitav on veel, et nagu võib mõtelda, et siin on ju õhk
ja siin ei tohiks üldse voolu nagu ahelas olla. Aga siin on küllaltki suured voolud on. No see on ilmselt see ioniseerimine, mis siin on, noh, ütleme nagu see nagu gaaslahendus. Siin ei ole vaakumit, oleks ta vaakumis, siis siin tekiks uumlahendus võrval. Aga kui ta on õhus, siis noh, pole midagi näha. Tõstad pinget ja järsku lööb üle ainult. Ja pimedas toas ka ei ole näha elektronide lööpamist ega midagi? Siin mingid teravikud kusagil, nagu siin on penikene traadiotsakene, siis on väike nagu koroona pintslikene on seal otsas. Aga see on ühesõnaga asi, või millest tuleks teha katseid ja veel ühte kui teist, sest kusagil nagu päris täpselt pole ära seletatud selle, noh, kuidas ta nüüd töötab ja millest see sõltub. No, näiteks väga huvitav oleks, kuidas oleks nende pindade suhe, kui ma see traat veel pienemaks teha siin, see on 0,1 millimeetrit. Et kas siis jõud läheb suuremaks või noh, kus on optimaalne pinge ja selle noh, kauguse, need elektroodide vahekauguse, milline see optimaalne on, et ta läbi veel ei lööks ja et see jõud oleks maksimaalne, et siin on küllaltki palju uurimist, aga noh, siin antud konstruktsioonil siis kõrgepinge üks poolus tuleb läbi lihtsalt selle isolaatori, mille peal võll pöörleb ja teine tuleb siin läbi noh, õõrduva kontakti või ütleme kollektor või midagi niisugust. Siin pole muud kui 2 peenikest traadivunsikest, mis annavad sellega kontakti ja siin on siis isolaator. Ja nagu ma ei tea, või sealt on näha võib-olla, et penikesed traadid lähevad siis kummagile poole. Oskad sa mõnda praktilist rakendust ka sellele asjale öelda, et kus kasutatakse? No see on nüüd küll vist ainult efekti. Veel paar sõna, kus sa need komponendid kokku korjasid, et kui nüüd keegi tahab teha midagi näiteks, et kust selliseid soovitusi võiks anda, et kus kõrgepingetrafo? Kõrgepingetrafo mõnest vanast televiisorist kindlasti, sest see on televiisori trafo. Nendes kaasaja kuvarites on väga keeruline see süsteem ja ma olen proovinud ka siin kuvaritransformaatoreid, aga ei ole midagi õnnestunud, aga selle kõige lihtsama, kui see ainult 2 mehist on peal, hakkas kohe tööle. Toitepinge oli sul 24 volti vist, jah? Siin on 30 ümber on praegu. 30, jah? Natuke soojaks tegelikult. Aga ise teha, noh, need on kõik vanakraami, need on nõukogude aegse televiisori, need kondensaatorid. Neid on vanast ajast jäänud veel. Ma ei tea, kusagilt, kus neid asju praegult võiks saada, need on kõik on vanad asjad siin. Välja arvatud muidugi need mõned integraalskeemid ja transistorid ja pingestabilisaator siin. Ja need on jah muidugi. Aga ise tegemiseks jah, on vist takistuseks ainult selle transformaatori saamine. Siin ei pruugi olla suugi mitte nii võimsalt, nüüd on 50 kilovolti kondensaatorid, mis on ilmselt liig selle päris suure pinge jooks, jah? Jaa, nüüd on 50 kilovolti, siin on kogu väljund pinge on ainult 16 kilovolti, et see on kõvasti üledimensioneeritud. Selge. Siin on olemas poodides praegu nüksi 6 kilovoldiseid ja 6,3 kilovolti on lihtsalt. Silma järgi sai nii palju ütelda küll, et kui oli 30 kilovolti, siis pöörles märksa kiiremalt. Aga siin võiks olla väga lihtne, oleks seda mõõta optilisel teel, et lihtsalt paned siia ühe väikse sensori, jah? Teisele pool paned fotokoodi ja siis lihtsalt mõõdad neid impulsse, mis sealt tuleb ja ei ole mingit probleemi. Ja paned siia võlli otsa mingisugune, mis valgust haakiks. No selge. Aga aitäh sulle, Mati, ja järgmise aparaadini.